Nii, vahepeal valmis meil siis sükene mõnusalt sükene matsakas ahjuke, mille viimane korstnasse viiv lõõr on lahendatud lesona. Ahi on siis kokku 4 lõõriga. Eest tuleb suits ülesse, langeb kolde võlvile 2 poolt võrdselt ja 3. lõõr, mis on ahju taga, täiesti taga, viib suitsu põhja välja, tuleb ahju alt, kolde alt siia ja läheb siis korstnasse. Kogu pikkus on circa 5 meetrit lõõridel. Ahju täismass on natukene, on kuskil jätsuke circa 3,5 tonni on ahju täismass. Kolle, siuke mul on suur, SVT 410 uks. Kolle oleks suur, mõnus, tuli oleks näha kenasti. Praegult on siin kolle mustest, et käib alles sissekütmise faas alles. Siin külgedel on augud. Need augud on siin paisk soojuse jaoks, ehk siis kuumus saaks minna siia kolde seinte taha ja siis siit need küljed ka soeks ajada kenasti siit poolt, et ülejäänud läheb siis juba ja ülejäänud läheb juba pärast pole soeks juba ülejäänud osa. Reist on siin kolde ukse taga on kohe reist on siis klaasi jahutamise jaoks, põlemisõhu andmise jaoks ja kui siin on soov teha ahjus süüa, saab reisti enne välja võtta, puud ära kütta, tõmmata tuhku, sütega tõmmata rassi otsa alla, hiljem siit välja ja on siuke hea võimalus teha ahju põhja peal teha süüa. Ja siit nüüd küll näha pole, aga siin taga on üks 5 sendine auk, on siin taga kohe kolde tagumises sinna taga otseühendusega lõõri alumisse ossa, et see on siis gaasipilu. Ja selline ta on. Ja sellel ahjul siis suvesiibrit ei ole, ehk siis ülemist siibrit tal ei ole, kuna ei on vajadus, sest et korsten on siin võimas, korsten on 8 meetrit pikk ja korstna sise ristlõike pindala on siis 27 × 27 sentimeetrit, ehk siis 2 kivi lõõr. Ja tahmalugid on lahendatud siis nii, et tahmalugid on viidud siis rohkem viidud ahju tagumisele küljele. Ja siia on siis 2, et saab sinna poole ligi, siia poole ligi ja siit siis saab siibrini ligi. Siibri on pandud siis siia pandud. Ahjukroobiks, valge ahjukroof. Korralik originaal kroofet, Pulschacher Tonwerke kroofet. Pean ütlema, täitsa hea kroof. Väga hea liimjas ja väga tugev kroof. Et savikroof on ka väga hea ahjule. Aga savikroof on natukene pehme, aga selle kroofiga võrreldes on savikroof natuke pehme. Et see on siin nüüd ikkagi äärdult kõva kroof. Too on valge ja siis kerge sükse liivapuruga. Ja koos ahjuga teostasime siis siia ka siis sellest vanast kivist seina ümber ahju siia. Et ainult siis see heledam osa on siis see, mis jäi, selle liivsime puhtaksid teematiga. Ja siis ladusime siis siia poole ka vanast helisest. Siia ümber ka seina ümber siis siia. Et oleks üks töö, üks tükk korraga valmis, et niisugune oli kõndi soov. Ja mis ma oskan öelda, et seekord siis selline.